head õpetajad ja kolleegid ja kaasteelised ja Kudu toetajad ja mõttekaaslased. Kuna aeg on piiratud, siis me ei saa Kudu isegi lühikest elulugu täna meenutada, aga Kudu kohta me oleme püüdnud siis läbi selle ka nagu Kudu ja kergejõustik ja kümnevõistlus ja Kääriku ja nii edasi need kaasid oleme saanud kunagi väga pika nimekirja kokku. Aga aeg on sellest läinud palju edasi, meie klubi loodi ametlikult juriidiliselt 2000. aastal, aga koos hakkasime käima vahetult peale Fred Kudu surma. Ja nüüd tänases vaates ma pakun välja mõned K-tähega märksõnad, et võib-olla siis iseloomustab meie tänast kangelast, mille pärast me siia kokku oleme tulnud. Et eelkõige Fred Kudu oli ju koolmeister. Et tema taas rajas kehakultuuri teaduskonna, samuti K-tähega jälle, ja kõik, mis sinna juurde kuuluva, nii vaimu kui sisu. Ja selles mõttes on see, millega Priit täna siin sisse juhatas, et uus õppejoone ja rääkimata Kääriku arengutest, et see koolmeistri algatus ja tee on jätkuv ja kannab jätkuvat vilju. Et see on hästi sümpaatne ja K-tähega. Teine märksõna, mida meie Fred Kudu vanemad õpilased saame ka kinnitada, Fred Kudu oli ka korporant, mis tähendab seda, et võib-olla nõukogude ajal ei olnud see võib-olla hea maiguga sõna, aga eelkõige tähendas seda akadeemilist vaimsust, akadeemilist vendlust, lauluoskust, sõnateadmise oskust kuni vehklemiseni välja ja traditsioonide tavadeni välja, nii et sellist võimalike korporandi sellised väärtusi püüdis Fred Kudu ka meile edasi anda. Et oli aeg, kui me istusime jõuluõhtul Fred Kudu juures suvilas ja laulsime siis korporatsiooni laule. Siis me muidugi tollal ei teadnud, et korporatsiooni laulud on. Et selles mõttes tänases vaates on see juba väga oluline siht või maamärk Fred Kudust. Edasi minnes tegelikult me vaatame, kes me täna siin kõik oleme ja mille pärast me siin oleme Fred Kudu pärast. Ta oli külvaja. Ta külvas häid ideid, mõtteid, algatusi, ettevõtmisi ja praktiliselt kõik tema ettevõetu, kas nüüd kiiremini või aegsemini või edukamalt, vähem edukalt on ka jõustunud ja õnnestunud. Ehk siis see külvamise soov ja see nägemus, milleks ta seda teeb, et see on minu meelest selline külvaja suure algustähega. Siis meil oleme kõik kui tema külvatud vili, kui nii võtta. Ja eks meil on see sama missioon jätkata. Ja minnes nüüd edasi, siis tegelikult vähe sellest, et sa külvad ja jätad selle oma kasvandiku sinna saatuse hooleks, et ta oli ka hea kannustaja. Ta oli su külvanud, ta oli susse istutanud selle ootuse ja siis ta seda ootust kogu aeg mingi aja tagant siis kontrollis, testis, andis tagasisidet, täpselt nii nagu üks korralik akadeemiline ja ka tänapäeva juht peab tegema, et andma tagasisidet ja motiveerima seda, keda ta juhib või eest veab, ehk siis kannustaja. Ja tegelikult need ilusad sõnad ei oleks kuidagi moodi nii efektiivselt ikkagi toiminud, nagu me täna siin jälle oleme Fred Kudu auditooriumi avamisel, siis seda kõike ühendas selline liides, mille nimi on kirg. Et ilma kireta, kui me Fred Kudu mäletame, siis kõike, mida ta tegi ta kirega. Täna nimetaks seda muidugi ka särasilmsuseks, et võtan inimese tööle mitte CV järgi, vaid kas silm särab või sära, siis tegelikult Fred Kudul silm säras kogu aeg ja seesama kirg oli see, mida ta ette võttis, millega ta neid ettevõtmisi tegi. Ja väga loodan ja arvan, et sellest kirest osa ja suur osa on ka meist tema õpilastest jätkuvalt olemas. Nii et